tulemast kuulama podcasti Ilu ei anna häbeneda. Mina olen Agve Kask ja minuga üle laua istub Heidi Rimm. Täna räägime teemal nahka niisutavad protseduurid. Tere tulemast, Heidi! Tere, Agve! Võid paari sõnaga ise rääkida, et kes sa oled ja kust sa tuled? Mina olen siis Heidi. Ma olen esteetilise meditsiini spetsialist ja ma olen selles maailmas juba 19 aastat. Ja viimased 9 aastat siis tegutseme koos Heidiga siis meie isiklikus ettevõttes Faceline. No on kuulda olnud sellest kliinikust küll. No väga tore, aga täna on meil siis teemaks naha niisutavad protseduurid. Et Heidi, räägi üldsegi, miks on vaja nahka niisutada? No ikka sellepärast, et vaata, kui me oleme noored, ega siis me ei peagi ju väga palju vaeva, eks ole, nägema. Aga mida vanemaks me saame, siis meie nahas hülaroonhappe hulk väheneb. Ja selleks, et me siis saaksime selle naha nii-öelda ilusaks, et ta näeks välja niisutatud ja elastne, selleks ongi siis välja mõeldud erinevad niisutavad protseduurid. Oskad sa äkki nimetada ka, et millised need kõige populaarsemad siin Eestis on? Kõige populaarsemad on mesoteraapia ja biorevitalisatsioon. Mina neid ka kõige rohkem teen. Jah, ja ma lisan omalt poolt selle ka, et me ennist Heidiga rääkisime ka, et redermalisatsioon on ka nüüd, et nii-öelda kolmandaks siia juurde tulnud, et kõige uuem siis jah. Et aga võtta ongi see, et enne kui me hakkame vananema, siis probleemi pole, et millal oleks võib-olla õige aeg siis tulla nendesse protseduuridesse, et mis need tundemärgid peaksid olema? No tulla tuleb ikkagi siis, kui tegelikult on probleem ja midagi nii-öelda häirib. Et kui sa tunned, et sul näonahk on kuiv, ei ole enam sellist sära, ta on tuhm, ta on elutu, ta on lõtvunud, sul on pisikesed kortsukesed, et siis on kindlasti õige aeg tulla ja vaadata, mida me saame teha, et nii-öelda see naha seisukord paremaks muuta. Okei, et aga kui nüüd sulle tuleb konsultatsiooni 20-aastane tütarlaps või poiss või mees, naine, kuidas öelda, tüdruk ikkagi vist, jah, vaat ei ole. Igal juhul, ja ta ütleb, et näed, et kui ma naeratan, mulle tulevad siia kortsud, et nüüd palun hakka nüüd mind niisutama. Mis sa siis talle ütled, et tule heida pikali või saadad ära? No selles mõttes 20-aastane ongi ju nii, eks ole, noor inimene ja kui ta naeratab, siis ilmselgelt on sinna tekkinud miimiline korts, et kui ta tahab nii-öelda ennetavalt midagi teha, siis ma pigem soovitan sinna teha natuke botuliintoksiini, aga ütleme üldjuhul ma ikkagi mesoteraapil ja biorevitalisatsioonil jah ei näe veel mõtet. Et ühesõnaga, kui on ikkagi kortsu rohkem ja nahk on tuhm, et siis pigem teha või just, vanuselist piirangut sa nii-öelda ei pane või ikkagi paned? Noh, ütleme seal alates 25. Ma pigem olen ka seda meelt, et alates 25 ja siis just hakkavad nahas nii-öelda need vananemisprotsessid rohkem ilmnema, on ju. Ja nii, et mis siis veel, et räägime täpselt sellest, et mis see mesoteraapia on? Mesoteraapia ehk siis teisi sõnu ka vitamiinisüstid, kus siis hästi sellise imepeenikese nõela abil viiaksegi siis kõik need aktiivained ja aminohapped ja koefermendid ja hülaroonhappe siis nahaalustesse kudedesse. Ja mesoteraapia eesmärk ongi siis seda nahka niisutada, et peale mesoteraapiat see nahk on siis hästi ilus, särav, jume on ühtlane, ta on elastne. Aga nüüd on see koht, et ühe korra, oleneb muidugi, mis preparaati sa kasutad ka, aga mesoteraapia, mina teen üldiselt pindmisemalt, ehk siis jäävad nii-öelda paapulid, on ju. Ja on ka, ma vaatasin ilukirurgia grupis ka, et mis see tagasiside on, mõni ütleb, et täiesti mõttetu protseduur, et ühe korra teed, kalli raha oled ära maksnud, valus on ka ja mingit tulemust ei ole, et mis sa selle peale kostad? Et selles mõttes ma ütlen alati, et nendel protseduuridel absoluutselt on väga hea ja tegelikult vau-efekt. Et mesoteraapia puhul ongi siis 2 tehnikat, mida me saame kasutada, et üks on superpindmine, mis on minu absoluutne lemmik täpselt samamoodi ja teine ongi, nagu sa isegi ütled, et jäävad sellised pisikesed paapulid, eks ole, et siis selline sügavam mesoteraapia. Ja kui sa tuled näiteks superpindmisesse mesosse ja sa teed selle ära ainult 1 kord,
siis on tõesti nii, et sa võidki reaalselt öelda, et ma ei näe mitte mingisugust efekti. Et tegelikult ju kõikide nende protseduuridega on ette nähtud nii-öelda kindel raviplaan, et kui me räägime superpindmisest mesost, siis et seda pikemaajalist efekti näha ja nii-öelda tunda enda nahal, siis ma kindlasti soovitan seda teha 7–10 päevaste vahedega 5 korda, eks ole, ja hiljem 6 korra, et seda efekti ka hoida. Aga kaua siis iga nagu kuu peab hakkama siis tegema või kuidas sul see raviplaan ette näeb? Jaa, mina enda klienti kutsun tagasi, ütlen, et tule tee, et kui tal on ikkagi see kuiv näonahk, on ju, et tule ja tee see üks meso nii-öelda 1 kord kuus ja käivad. Ja ma võin veel öelda seda, et mul on nii palju selliseid kliente, nad ei ole teinud ühtegi teist ilusüsti. Ei biorevitalisatsiooni, ei täitesüsti, ei botuliintoksiini ja nad on aastaid teinud ainult superpindmist mesoteraapiat ja nende näonahk on väga heas toonuses. Okei, vaata räägime sellest tehnikast ka, et superpindmine, et inimesed ka aru saaksid, et kuidas see täpselt välja näeb, et kas see on valus ka või kuidas sa üldse nagu protseduuri tegema hakkad? Ei ole, et vaata, see ju sõltub hästi palju sellest ka, et ma ei tea, kuidas sinul on, aga kui sul tuleb see esmane klient, eks ole, ja ta ütleb, et ma tahaks kohutavalt teha kas siis mesoteraapiat või biorevitalisatsiooni, aga ma kardan nõelu ja ma kardan valu. Et minul selliseid esmaseid kliente on päris palju ja kui mul tuleb selline klient, siis ma alustangi just nimelt sellest superpindmisest mesost ja ma ütlengi oma kliendile, et ma võin sulle garanteerida, et ma ei tee sulle haiget. Ja loomulikult alguses nad on ju hästi skeptilised ja nad ei suuda seda uskuda, et sa võtad nõela ja sa teed mesoteraapiat, et kuidas sa ei tee mulle haiget. Aga tegelikult, kui nad nii-öelda kogevad seda ja me teeme selle protseduuri ära, siis nad tegelikult ise näevad, et see ei olegi tõesti absoluutselt valus ja seal ei ole mitte midagi karta. Aga põhimõtteliselt sa seda superpindmist teed niimoodi, et sa ei süstigi, vaid et sa teed nagu täkke, eks ole, niimoodi naha peal ja hästi palju. Täpselt, just hästi tihedalt, eks ole, siuksed pisikesed, väikesed täkked. Ja miks ta on veel nagu, miks ta klientidele meeldib, et esiteks ta ei ole valus, eks ole, ja teiseks ta tõesti annab sellise kohese super ja vau-efekti, et see nahk on hästi ilus, särav, niisutatud. Jah, ja samas saab, eks, ja seda tuimestust sa ei pane sinnale, ikka paned? Ei pane. Okei, mina panen ette taha tuimestust igale poole. Aga no see ongi, kuidas keegi on ja okei. Aga selles mõttes selle pluss on ka see, et taastumine ju on olematu põhimõtteliselt, et sinikaid sa sinna ju ei tee. Ei, et sellepärast ongi jällegi, et miks ta on täiesti selline super protseduur, et sa võid kohe peale siis mesoteraapiat, just superpindmist mesoteraapiat, eks ole, minna kohtingule, minna kohtumistele, meiki peale panna ei tohi, meiki peale panna ei tohi, alkoholi, ütleme superpindmisega ma ei ole niimoodi öelnud, et ei või, sest seal ei ole tegelikult seda hematoomi tekkeriski. Et seal, ütleme, superpindmise meso korral ikkagi need piirangud on tegelikult niivõrd minimaalsed ja leebemad. Kusjuures mina olen hakanud ütlema nii-öelda patsientide, kes käivad korduvalt, et ärge enne protseduuri alkoholi tarbige, just nagu päev enne, sest et siis, kui sa protseduuri ära teed, ja sinika juba saad, ega vahet väga enam ei ole ju. et jaa, okei. Aga just, mis meil veel oli siin sellest pindmisest mesost, ma tahtsingi küsida, et aga kui see nahk on ikkagi väga kuiv ja sa tegelikult näed, et sellel pindmisel mesol ei ole nagu sügavat ju mõtet, et siis sa ikkagi soovitad sügavamat. Ikka, et selles mõttes alati, nagu me kõik alati, et kõigepealt ikkagi see asi algab ju sellest, et me vaatame seda kliendi nii-öelda näonahka ja siis me ka ju nii-öelda otsustame, et kas piisab, eks ole, sellest superpindmisest või me võtame juba selle sügavama mesoteraapia või me läheme juba selle biorevitalisatsiooni juurde. Et see superpindmise meso, see nagu jutt nii-öelda algas ka ju sellest, et vaata, kui tuleb sul see klient, kes hästi kardab seda nõela, et seal on nagu see pool ka, et sa näitad kliendile, et ei ole vaja midagi karta ja ta saab üle nii-öelda sellest nõelahirmust ja temal tekib ka usaldus sinus kui spetsialisti suhtes, eks ole. Et hiljem on ka kergem minna siis kas teha seda sügavamat mesoteraapiat või teha biorevitalisatsiooni või niimoodi step by step nagu edasi.
No Mhm. ausalt öeldes ma ei ole väga ammu teinud pindmist mesot, sest et no nii-öelda käsitööna, et ma Just. kasutan Dermapenni. Mhm, Et mhm, see on nagu tunduvalt mugavam ja vaata, seal saab nagu kruttida neid mhm. sügavusi, et kui ma vaatan, et ta juba kannatab natuke rohkem, et siis panen nagu sügavamale. Just. Et Mhm. aga jällegi, see on hea alternatiiv selle koha Just. pealt. Jaa. Nii, Mhm. ja mesoteraapia, ütleks nii, et mina üldiselt teen seda siis, kui patsient soovib kohest sära ja turgutust. Aga ütleme sellist, kui ma näen, et nahk on ikkagi väga kuiv ja sellised sügavamad kortsud, siis pigem biorevitalisatsioon Ikka, on ju. ikka. Sest tihtipeale nad tulevad ja ütlevad, et mõlemad sõnad on väga keerulised, mis Just. iganes sa ütlesid, ei saa midagi aru, Mhm. et ütle sina, mis sobib, on ju. Täpselt, just. Et räägime need üle, et mis see erisus siis on, et millal sa Mhm. valid mesoteraapia ja Mhm. millal siis biorevitalisatsiooni. No mesoteraapia ongi, ma ütlen, et kõigepealt ma pean, eks ole, nägema kindlasti seda näonahka. Kuulan ka ära nii-öelda kliendi, et mis mure tal on ja mida ta üleüldse tahab nagu saavutada. Et kui see nahk ikkagi on juba selline nii-öelda lõtvunud, ta on tõesti selline pinnakuiv, palju on selliseid miimilisi kortse, klient on ka nii-öelda vanem, et siis ma kindlasti igal juhul valin biorevitalisatsiooni. Ja redermalisatsiooniga ka, et ma lihtsalt mainin ära, et minule kuidagi on see viimasel ajal eriti hakanud meeldima, mitte sellepärast, et ma seda koolitan ise, Jah. vaid puhtalt sellepärast, et ta annab väga häid tulemusi ja ma saan tegelikult valida, et millise protsendi suurusega nii-öelda preparaadi sisaldusega, kui tugeva hüalroonhappega ma siis lähenen patsiendile. Just. Et kui sügav see probleem on, et selles mõttes on seal seda valikuvarianti. Jaa. Sama on kui ju hüalroonhappel, on ju. Ja ma tahtsingi just seda öelda, et näiteks ütleme, et kui me räägime sellest mesoteraapia ja biorevitalisatsiooni nii-öelda vahest, et ütleme, meso on siis nii-öelda kõige leebem ja nii-öelda kraad kangem ongi siis juba, eks ole, biorevitalisatsioon. Et kui mesoteraapia preparaatides see hüalroonhappe kogus on, ütleme seal 5 milligrammi, siis biorevitalisatsiooni puhul algab ta ju 12 milligrammist, mis hästi lihtsalt seletatuna tegelikult ju tähendab seda, et kui sa tahad tugevamat efekti ja pikema ajalist tulemust, et siis me valimegi selle biorevitalisatsiooni. Et biorevitalisatsiooniga me saame just selle naha süvaniisutuse. Jah, ja õnneks on nii-öelda neid madalama protsendiga ka biorevitalisatsioone, ma pean just silmaaluseid nii-öelda silmas, on ju, Just. et ütleme, võib-olla mis on turul tuntud, on Profilo ja mida veel, mida sa ise teed nagu kõige rohkem nii-öelda sügavamale, kus sa nagu silma alla väga ei saa minna. Et see ei ole nüüd No mina Profilot ei kasuta, aga mina ju kasutan kõige rohkem nii-öelda allergaani Juvederm-tooteid. Volaiti siis teed sügavale. Ja just, ja Juvedermi portfellis ongi see Volait, seal ongi hüalroonhappe sisaldus on 12 milligrammi. Et minule Volait nagu hästi meeldib, et kui me räägime mitte ainult näost, aga näiteks ka kaelast ja kätest, eks ole, ja dekolteest, siis ma reaalselt näen, et on hästi head tulemused. Aga selle Volaidiga on ka ju see, et sa pead küllaltki sügavale minema, on ju, et siis sinna nagu paapuleid väga ju ei tohi jääda. Et muidu sa käid pool aastat või rohkemgi käid nendega ringi, et et tehnika on selles mõttes hea oluline, et ei saa nii-öelda suvaliselt ükskõik kuhu seda süstida. Just, et miks ma selle nagu jutuni siia tulin, oligi need silmaalused silma alla, sa sellega minna ei saa. Ei saa, ei tohi. Jah, et aga mis sa siis teed silmaalustega? Mina silmaalustega, et kas ma teen seda superpindmist mesa, eks ole, või ma teen siis juba sügavamat mesa, et varem ma tegin ka hästi palju allergaani Juvedermi toodet hüdreiti, aga seda enam nii-öelda tootevalikus ei ole. Et see mulle ka isiklikult hästi meeldis ja klientidele see hästi meeldis. Et sellega sai nii-öelda silma alla ja silmaümbruseid hästi teha, mis jättis ka paapulid selliseks 4-5 päevaks. Jaa, okei. No siis ikkagi selles mõttes ma olen see redermalisatsiooni fänn, et seal on näiteks 1,1%-line ja see ongi mõeldud silmadele ja samas ma saan ka teha seda sügavamalt, pindmisemalt, absoluutselt igate moodi ja ei jää seda riski, on ju, et jääb kuhugi pikemal ajal see paapul, et aga just selle silmaalusega tavaliselt on, kuidas sa jälle seda valikut teed, et kas sa võtad mesoteraapia või võtad selle siis biorevitalisatsiooni? Jällegi oleneb selles mõttes, et jällegi ma vaatan, mis tal seal on, et mõni klient ütlebki, et teda häirivad, eks ole, silmaümbrus, et
võib-olla on see jälle miimikakorts, mis teda tegelikult, eks ole, häirib. Et olenevalt jälle, et ma pean seda nagu nägema. Aga mina ütleks nii palju, et näiteks kui botuliintoksiiniga miimikakorts ära nii-öelda kaotada, halvata, siis nii-öelda see ümberringi jääb ju kena, just, eks ole, siin kõik see sõõrlihase juurest, et aga silmaalune, ta isegi hakkab kompenseerima kohati, et ta viskab selle kortsu eriti välja, et mis sa siis teed? Siis kasutangi mesoteraapiat, kas siis ma süstin sügavamalt või siis teen superpindmist kuurina. Ja üldiselt ütleme niimoodi, et töökogemuse käigus ma olen aru saanud, et võib-olla biorevitalisatsiooni ma ei kasuta silma all, kui on näiteks tursed, et siis see inimene läheb ikka väga-väga turse ja ülipikaks ajaks. Läheb, et sellega tuleb hästi selles mõttes ettevaatlik olla, et see ei sobi kõigile. Et see on siis kõikidele kuulajatele, kes teevad ise süsteprotseduuri. Just. Kui te näete kuskil juba pelmeene silma all, siis see on big no. Jaa, täpselt nii. Et nii ta nagu on ja mesoteraapia puhul, et mis me ka ennist rääkisime, on see, et oht on alati ju selle puhul, et kuna ta sisaldab niivõrd palju erinevaid komponente, on allergia. Et Hedi, sina just rääkisid ka, et sa läksid ise, eks ole, silmalt. Jaa, et minuga ongi selline asi, et kui ma võtan midagi kasutusele, siis ma alati, kui ma vähegi saan, proovin neid preparaate kõigepealt enda peal. Ja siis võtsin sisse ühe just nii-öelda siis silma ümbrusele tegelikult nii-öelda toodetud siis meso ja proovisin enda peal ja ma võin öelda, et ma ei ole absoluutselt allergiline ja nii-öelda mu nahk ei ole tundlik, aga kõik mu silmaalused silmaümbrused läksid paiste, oli selline punetus, ta läks hästi kortsuliseks, ühesõnaga ma nägin kohutav välja ja ma olin selline nädal aega. Et ma hakkasin mõtlema ise selle peale, et tegelikult ju võib juhtuda ka niimoodi biorevitalisatsiooniga või ükskõik mis protseduuriga, mida me teeme, et silmaalune läheb hoopiski hullemaks ja ma ei tea, äkki võib see olla sellest, et kui on näiteks kuivem periood, on see talv, kesküte on sees, et sul ei ole nagu nii niiskus toas ja samas sa võib-olla ei joo nii palju piisavalt, et siis sellel preparaadil, ta peaks ju võtma niiskust, on ju, et siis tal pole kuskilt võtta ja siis ta lähebki nagu kuivemaks. On see loogiline? Sa jõudsid mõttele järele. Jaa, ma arvan, ma saan aru, mida sa nagu mõtled. Et kui kuiv on seest ja väljast ka kuiv, siis sa saadki selle just vastupidise efekti, on ju. Ma tea, võt see on selline mõttekoht, saab uurida jälle. Nii, aga mis veel, et mida siis peab teadma võib-olla enne, kui sa tuleb biorevitalisatsiooni? No enne, kui sa tuled üleüldse neid nii-öelda süsteprotseduure tegema, eks ole, et kindlasti see, et esiteks alustuseks, et sa oleksid terve, et sul ei ole palavikku, et sul ei ole nohu, et sul ei ole ohatist. Ja vot ohatis, see on hästi tüüpiline, et kuidas sa sellesse suhtud, kui patsient tuleb ja ütleb, et näed, et mul on nüüd koorik peal, teeme ära? Mina ei suhtu, ma tean spetsialiste, kes teevad ohatisega, minu jaoks on see nagu big no, et ma ei tee, kindlasti mitte. Ja ma saadan selle kliendi ära, et väga-väga paljud on tulnud ja väga paljud mu enda vanad kliendid, kes on tulnud ja siis ma ütlen, et kullakene, et me ei saa sulle täna mitte midagi teha, et sul on ju ohatis, eks ole, ja nad on ise selle unustanud, ütlevad, aga me ei süsti ju huule peale, et eks ole, teeme ikkagi, eks ole. Süsti kaugemale. Jah, et süsti kaugemale, et ärme siia huule peale, eks ole, mine. Aga tegelikult see ei ole päris selles mõttes nii, et me ju toimetame selle naha kallal ja see aktiviseerib kogu seda näo mikrotsirkulatsiooni, eks ole, et kui ta meil läheb ikkagi edasi ja lõpuks seal näo peal on nii-öelda sul üheks ohatis, siis kes sellega tegeleb? Ikka ju spetsialist, eks ole. Et üks asi on huule peal, aga mina olen avastanud ka niimoodi, et hakkame juba tegema, panen tuimestuse peale, nina sees. Jällegi ütlen kohe ei, et just, et sama meelt. Sama. Minul on nagu see reegel, et kui on täiesti, ütleme, on juba see koorik peal ja 2 nädalat raudselt veel, et oleks täiesti paranenud, et siis... Milleks riskida? Et milleks ise riskida ja milleks oma kliendiga riskida? Et ma ei võta kunagi sellist mõttetut riski. See on ju nägu. Jah, just. Nii ta on. Ja sama on ka, kui on genitaalherpes, ka ei tee. Just, sest et või vöötuhates, mis iganes. Sest esiteks siis on ka see immuunsus on madal, eks ole, et näha on, et tegelikult ju see organism võitleb millegagi, et see ei ole õige aeg neid süsteprotseduure teha.
Kui on antibiootikumi ravi, kui ta on kas käsil või sellest ei ole möödas veel 2 nädalat, siis ma kindlasti ei tee. Sama, täpselt sama. Noh, rasedus, imetamine, need on sellised tavalised asjad, eks ole, samamoodi ei tee. Aga kui nüüd imetav ema imetab öösiti ja päeval saab laps hoopis lisatoitu ja väga-väga palub, et Hedi, ole nüüd hea ja tee. Või ma lähen mujale. Ütlen, võid minna mujale. Mina ei tee. Et miks ma ei tee, et see ei ole jälle sellepärast, et kuri Hedi ütleb, et ma ei tee nii ja ma ei tee naa, eks ole, vaid sellel on tegelikult jälle see eesmärk, et ma ei näe sellele efekti. Et see ainevahetus, see on niivõrd palju kiirenenud ja organismis toimuvad hoopis nagu teistmoodi need protsessid, et see lihtsalt ei anna efekti, see läheb sul lihtsalt nii-öelda organismist välja, seal ei ole pointi. Sa maksad raha, aga sa ei näe tulemust. Okei. Ühesõnaga, imetavad emad saavad edasi rahulikult imetada ja kui on kõik möödas, siis on õige aeg tulla, et turgutama näonahka. Ja saab üldse vaadata, kust mida alustada, et kas on üldse vajalik teha. Muidugi. Aga kas sa mis on veel need vastunäidustused siis? Ohatis, palavik? Antibiootikumi kuurist rääkisime, eks ole, rasedus, imetamine. Kui on, ütleme... Allergia hüarloonappe vastu? Ei ole minu praktikas ja ma ütlen ausalt, ma ei ole mitte kunagi kuulnud. Me ei mõelnud hüarloonapet, vaid lidokiini. Jah, lidokiini mõtlesin, jah. Et kui me räägime, et mesoteraapia preparaatides ju reeglina ei ole lidokiini, aga kui me räägime biorevitalisatsioonidest, siis seal ikkagi ju enamusel on. Et see on tõesti ka üks esimesi küsimusi, mida me ju küsime, et kas ei ole lidokiinil allergiat, kui on, siis ei saa teha. Et siis tuleb valida preparaat, kus ei ole, aga seda igal juhul teha ei saa. Jah, ja neid preparaate, kus lidokiini ei ole, on ju üpriski vähe tegelikult. On, jaa, neid on vähe. Käppu täis. Just. Nii, siis biorevitalisatsiooniga, et jällegi üldiselt soovitatakse 3 korda või kuidas sina nii-öelda teed? Jälle oleneb. Jaa, jälle selles mõttes oleneb, et vaata, kui me räägime konkreetselt volaidist, mida ma hästi palju, eks ole, teen, siis seal on see, et sa teed 1 kord ja see tulemus kestab sul 6-9 kuud. Noh, ma reaalselt näen seda efekti pool aastat. Aga sa teed siis 1 milliliitri? Jah, ma just mõtlesingi, et raudselt sa ei tee ühte. Ühega sa ei tee midagi. Mitte midagi. Ja siis tekib jälle, eks ole, see, et sa teed 1 oma kliendile, ta läheb koju ja ta ütleb, et ta ei näe tulemust. Ja kui me räägime näost, siis 2 milli. Kui me räägime kaelast 1 mill, eks ole, kui me räägime dekolteest, jällegi 2 milli, eks ole, aga näo puhul igal juhul 2 milli, et see 1 mill, see on efekti. Okei. Aga kui on need nii-öelda siis leebemad, siis üleüldiselt on ikkagi 3. Just, et ütleme, teine valik, mida mina kasutan, on Deoxane Redensity 1, mis mulle ka isiklikult hästi nagu meeldib. Kusjuures ma olen mõelnud selle peale, ma olen nüüd vaikselt hakanud seda kasutama, vara veel öelda, et ma olen ikkagi hetkel olen selle redermasatsiooni fänn. Et ongi see, et mida sa teed, sa näed, mis tulemust annab, on ja ütlen ausalt, kõigile võib-olla ei ole see tulemus täpselt oodatud, kui oleks võinud, on ja, et aga Redensity 1 ja. Jaa, proovi enda naha peal, et mina olen selle hästi suur fänn, et minu enda jaoks probleem on nii-öelda minu kael ja ma olen proovinud Volaiti, jah, võib-olla sa praegu ei näe, sest et ma 6 aega tagasi nüüd tegin Redensity 1, et ma tahan veel teha, et ma olen teda 2 korda kokku proovinud ja ma ütlengi, et täna mu kael tegelikult praegu vaadates on isegi väga heas seisukorras, et kui sa oleks näinud teda 6 aega tagasi, siis saaksid võib-olla paremini aru, millest ma räägin, aga ma kindlasti teen veel nii-öelda 2 tükki otsa siis, et selle esimese, mis ma proovisin, ma mäletan, ma tegin juba päris ammu, aga ka siis ma nägin sellest 1 korrast efekti, et ta on väga hea. Ühesõnaga 3 korda teha ära ja siis kui pikalt pausi? No siis võib jälle vaadata, ütleme seal kas 4-5 kuud, eks ole, et jälle oleneb inimesest jällegi tema elustiilist, et seal on jälle, et seal on ka neid tegureid nagu ei saa päris niimoodi kindlalt seda öelda, et kas 3, 4, 5 või 6 kuud, eks ole. Mina olen näiteks need, kes on väga kuivikud. Kuivik on võib-olla ei ole ilusti öeldud, tähendab väga kuiva nahaga, just, et selles mõttes nendele ma olen teinud ikkagi niimoodi, et iga 2 kuu tagant. Ja siis see nahk tõesti hoiab, sest muidu on jälle täpselt selline tunne, kui pikem paus jääb, nagu oleks maha visatud, et ta tuleb ja tal jälle krudiseb kõik niimoodi, et sa süstid ja sa tunned seal nõela all käib nagu raks, et ja nendega on olnud jah,
täitsa selline mõttekoht, et mis siis see skeem kõige parem oleks, on ju. Aga muidugi. toimib Ja siiamaani. loomulikult. Ja alati saab ju kombineerida neid asju, et neid on ju hästi hea kombineerida nagu mesoteraapiat ja biorevitalisatsiooni nagu omavahel, eks ole. Ja samamoodi, kui sa vahepeal teed täitesüsti, et samamoodi selle toimeaine on ju hülaroonhappe lihtsalt jälle kõrgemas kontsentratsioonis, Jah. eks ole, et annab ka ju jälle niisutuse, aga lihtsalt sinna konkreetsesse kohta, kuhu seda nii-öelda süstid, eks ole. Ja mida mina olen veel teinud, näiteks kui ma vaatangi, on sellise pinnakuiva nahaga, nüüd just hakkavad tulema peale suve, raudselt tulevad, neid on väga palju, et kreem ei imendu kodus, tähendab, ütleme niimoodi, et panen kreemi peale, aga paari tunni pärast tahaks nii-öelda nagu veel panna, on ju. Et siis ta viitab selle pinnakuivale nahale ja mina olen nagu leidnud sellise nipi, et ma teen happepesu, et lihtsalt tavaline selline piinmine happe ja siis teen koheselt kas siis mesoteraapia peale või biorevitalisatsiooni ja see annab ka päris hea tulemuse, et see nahk on ilus särav ja ta kuskilt nii-öelda ei ole nagu liivapaber enam. Jaa. Et sa teed sama. Ma arvasin, et ma olen ainuke. Ei ole. Need skeemid on tegelikult suht samad ikkagi vaata, et kui sa räägid, et siis saad aru, et okei, et sa teed ka nii, et ma teen nii ja ma teen ka nii, on ju. Ja tegelikult on huvitav teada, kuidas muidugi, jaa. Selles mõttes, et ma hakkan uuesti, ma arvan, seda pindmist kasutama kindlasti rohkem nüüd. Võtta, läheb nagu meelest ära või kuidagi nagu tulevad uued asjad peale ja tegelikult ju vana ka toimib väga hästi. Muidugi. Aga see on jälle see koht, et mõni ei saa käia nii tihti. Vaata, see ongi, et seal jälle ka, eks ole, sõltub, et mul on ka hästi palju kliente ju nii-öelda väljaspoolt Tallinnat, on ju. Et sellisele kliendile sa juba ei saa nagu pakkuda seda, et teeme sulle superpindmist meso ja käi iga nädal, eks ole. Et ka sellest võib põhineda nii-öelda see, mida sa tegelikult lõpuks kokkuvõttes valid, on ju, ja teed selle raviplaani talle. Ja raha ka. Jaa, loomulikult. Et see on ka ikkagi, mängib rolli. Jaa, loomulikult. Kui võtamegi siin nooremad, kes tahavad hakata ennetama, on ju, siis miks mitte mesot teha. Jaa, täpselt. Palju sul üks mesoprepaarat või see protseduur maksab? Kui me räägime ainult näost, meil on 60. Kui meil on nagu kael, siis meil on 80. See pindmine on ju? See on superpindmine. Jaa, 110 on sügavam mesoteraapia. Okei. Noh, võt, ikkagi väljaminek. Loomulikult. Ja iga nädal käia, siis juba ongi. Ja, et päris ilus summa on juba kokku, on ju. Täpselt. Aga see superpindmine, ta on selles mõttes hea, et vaata eriti suvel ka, eks ole, et kui sa ei taha seda taastumisaega ja ongi, et sa tahad minna järgmine päev, sama päev, eks ole, kuskil, et sul on nii hea, et sa lähed, sa teed selle ära, ja tegelikult ongi, kohe on ju ilus ja kohe on ju särav, eks ole. Jaa, aga ma mõtlengi see päike. Päiksega on niimoodi, et kui sa nii-öelda täna tuled ja teed mu juures meso, siis ma ütlen, et täna sa päikest võtta ei tohi, eks ole. Et ma ei taha öelda, et ei tohi, et pole ju mõistlik, on ju. Ja samamoodi, et kui sa täna teed mesoteraapia, mis mina alati ütlen, et ära pese täna oma nägu. Päriselt või? Ja päriselt ütlen, ära pese, ära kreemita ja mis see kolmas nüüd oli? Ära pese, ära kreemita, ära maga või? Ära meigi, ära pese, ära kreemita ja ära meigi. Et see ongi sellepärast, et nii-öelda suurem osa sellest preparaadist läheb ju naha alla, aga osa jääb naha peale. Et sa saaksid maksimaalse efekti. Aga sa ikkagi teed ära protseduuri ja paned kreemi ka peale või jätaki nii nagu on ja läheb koju ja... Kõik jätan nii nagu on ja ütlen ära, tee mitte midagi. Aga kui kuskilt veritseb, siis läheb nii nagu on? Ei veritse. Ei veritse. Kui tal kuskil... Jah, et superpindmisega ei veritse. Ma ütlen, et see superpindmine nii-öelda peabki jääma see, et sul on tõesti see nahk on hästi ilus. Et ja kui ta nii-öelda, ütleme juhuslikult, kui ta veritseks, siis ma tegelen sellega nii-öelda seal, et ta ei pea ise rohkem mitte midagi nii-öelda tegema. Sest tegelikult ju võib hakata veritsema kapillaarid osadele nii happi, eriti selle suvega ma olen tähele pannud, et sinikad on väga tihti tulemas, sest et veresooned ongi nõksa laienenud kuumusega ja siis võib juhtuda. Võib juhtuda, muidugi. Tegemist on ju ikkagi nõeltega, et selles mõttes loomulikult peab alati arvestama. Ja oleneb, kui tugevasti sa teed mõne koha pealt. On ju. No selge, aga see oli päris huvitav. Mina üldiselt ikkagi teen puhtaks ja panen veel seerumi ja panen kindlasti selle päikesekaitse peale ka. Ja siis ütlengi, et oleneb, mida ta tegema läheb, vaata. Et kui ta ikkagi läheb kuhugi üritusele ja paneb endale mineraalpuudrit, mida ma tavaliselt olen lubanud panna, et see on minu jaoks nagu okei, et pole väga selline, kuigi soovituslikult mitte tõesti, aga hädajuhus on ja. Et siis ma küll ütlen, et õhtul ikkagi nagu puhtaks teha, et ei jääks sinna mingit kihti peale.
peale. Sest vaata, sellega ongi nagu see asi, et kliendid ka küsivad tihti, eks ole, et miks ma ei tohi kreemi panna, et see ongi see, et ma juba teen sulle selle protseduuri, seal on nii head kõik need aktiivained olemas ja siis sa paned sinna selle kreemi peale. Me ei lase nii-öelda korralikult mõjuda ei ühel ega teisel. Kui sa paned sinna peale, eks ole, meigi, me juba katame selle näonaha kinni, nahk ei saa hingata, eks ole, poorid on kinni jälle, ja kui me nii-öelda peseme selle õhtul maha, siis me peseme juba selle just juba ju maha, on ju. Seda küll. Et see ongi see point, et ma teen selle ära, on ju, ja sa ei tee see päev või see õhtu oma nahaga mitte midagi. Ideaalis küll jah, selle koha pealt. Just. Ja ütleme, et kui ta tahab nii-öelda, ütleme, järgmine päev näha väga hea välja, tal on see pidu, eks ole, et siis ta võikski ideaalis tulla ju eelmine päev. Ja, mõistlik oleks, kui ta suu juurde aega saab. Just, täpselt. Aga kui varakult ette planeerida, siis õnnestub. Nii, mis me siin veel räägime nüüd kõrvaltoimetest võib-olla? Vastunäidustused, ma arvan, nendega me saime ühele poole, et aga just need kõrvaltoimed, siis kuidagi sattusime mesoteraapia juurde tagasi, vaata, aga tegelikult nad on väga sarnased protseduurid ikkagi, et saab nii-öelda neid paralleele küll tuua. Saab ikka, muidugi, jaa. Et sama on ju, mõtlengi vastunäidustused, ühesõnaga kõrvaltoimed just, et mis siis peale protseduuri on. Võib-olla võtamegi kokkuvõtlikult mesoteraapia, biorevitalisatsiooni ja redermalisatsiooni. Mis see siis saab juhtuda? Kui me räägime just sellisest, siis jätame selle superpindmise meso praegu välja, et kui me räägime sügavast ja siis nendest biorevitalisatsioonidest, kõige nii-öelda hullem, millega sa pead arvestama, ongi ju hematoomid, sinikad, eks ole. Mõned on küsinud, et äkki tekib oklusioon. Oklusioon on siis nii-öelda ummistus, on ju arteriummistus või veeniummistus, et mis siis nagu... No reeglina väga biorevitalisatsiooniga ei teki. Jah, ei teki. Jah, et ma ei tahaks nagu öelda niimoodi nii-öelda 101%, eks ole, aga põhimõtteliselt jah, väga suurt võimalus seal ei ole nagu oklusiooniks. Et oleneb preparaadist ka võib-olla. Ja ongi selles mõttes hematoom, millega sa veel pead arvestama, punetus, väiksed nii-öelda need süstijäljekesed, turse, see nägu võib sul olla lapiline, et peale sügavat mesoteraapiat ja biorevitalisatsiooni ütleme, et sa kohe nagu väga hea välja ei näe nii-öelda sama päev, eks ole, et mingisugused väikese taastumisajaga ikkagi sa nagu peaksid arvestama. Ja siin on ka jällegi see koht, et miks on võib-olla hea teha palju erinevaid, mitte palju, aga ikkagi sul on nagu valikus erinevad preparaadid, sest mõni tuleb ja ütleb, et tead, et mul on okei, kui mul on need paapulid ainult üks päev. Just. Et siis sa juba nagu, see on sulle suur info tegelikult, mida sa valida. Ja üldsegi, kas sa siis teed neid paapulid, äkki teed üldsegi sügavamat, on ju. Et see on jah ka selline oluline. Nende paapulitega just selle hüdreidiga, et on jube pikalt püsiv. 5 päeva, 6 päeva, püha Jeesus, sa käid nagu kärnkonn ringi. Just, ja see oligi see, et see tulemus oli nii hea, aga kliendid ütlesid, ma ei saa lihtsalt endale lubada, et ma olen, eks ole, 5 päeva näen välja nagu kärnkonn. Arusaadav, miks allergaan nii-öelda siis, miks nad mõtlesid nii-öelda üleüldse selle uue preparaadi välja, eks ole, et see oligi tegelikult see sama põhjus. Sa ei saa lihtsalt lubada endale neid punne, eks ole. Et ei taha ühtegi nagu firmat maha teha, vaid räägimegi ausalt siin selle koha peal. Ja tegelikult ju ongi redermalisatsiooniga ütlen sama, et seetõttu seal ongi need 1,1% ja siis seal on 1,8 ja 2,2. Muideks 2,2 on väga-väga hea kaelale, ülihea, et lihtsalt proovi ära. Okei. Et ta tõesti teeb, see on mu lemmik. Aga et kui võttagi näiteks 1,8 ja teha näole, siis patsient käib ringi ikkagi, ma arvan, siin 2-3 päeva kindlasti paapulites ja sellega peab arvestama. Ja. Et see on ka jälle see, eks ole, et kui klient tuleb ja siis sa küsidki, et ega sul ikkagi ei ole praegu mingist, et sa lähed kellegi pulma või on ju, et sul on mingi üritus, et sinikas on lihtsalt niivõrd reaalne ja kui sa selle hematoomi saad, siis see paranemine võib sul võtta, eks ole, 1,5, mõnel juhul ka 2 nädalat, eks ole. Et ütleme, igasugust enne selliseid üritusi, ma tegelikult selliseid tugevaid protseduure teha ei soovita, et varuda ikkagi aega, et mitte nii-öelda 2 nädalat jätta selle ürituse ja selle protseduuri vahele. Mina ütlen ka alati, et 2 nädalat ja ise nagu teades, et 2 nädalat võtta aega, ise ikka teed vahel. Just. Ja siis just oligi äsja üks
suur sünnipäev tulemas Mhm. ja saingi nagu Murphy seadus, Just. raudselt saad sinika Mhm. ja said sinika silma alla ja väga head sõbrad, sõbrannad käisid nühkimas, et pühi ära. Just. Siis ärge pühkige, et see on puuder ka veel, Jaa. et las see jääda, onju. Et just see on sellepärast, miks ei tohi teha. Jaa. Et väga naljalt ei kata ära ka seda, kui on see sinikas suur. Ja sama näiteks, kui sa tead, et sa lähed, eks ole, soojale maale, et noh, hästi paljud reisivad, on ju. Jaa. Et jällegi ma ütlen, et mine käi seal soojal maal ära, tule tagasi ja siis nii-öelda kas või otse lennuki pealt tule kabinetti ja teeme, eks ole, aga mitte vastupidi, et ma teen sulle täna ära selle biorevitalisatsiooni ja sa lähed juba homme lennuki peale, on ju. Jah. Mina seda ka kindlasti ei soovita küll, aga vahetult enne soojamaa reisi tegelikult on isegi mõistlik teha, Just. aga mitte tõesti päev Just. nagu 2 enne. Jaa. Aga millal sa muidu soovitad teha siis kuu enne? Selles mõttes ma ütlen, et vähemalt 2 nädalat peab sinna jääma, et kui ta jääb sinna, siis on juba okei, et sa nii-öelda valmistad selle naha, eks ole, ette ja pärast nii-öelda, et sa käisid reisil ära ja siis ma teen sulle nii-öelda veel seda biorevitalisatsiooni peale. Ja. See on okei, aga mitte vahetult, on ju, et ma nii-öelda eile tegin ja täna sa lendad. Et seda kindlasti mitte, sest esiteks juba see, et kui sul tuleb, eks ole, sinikas, sa võtad päikest, noh, mis me saame, on ju, noh, me saame hüperpigmendi, siis me hakkame seda pigmenti ravima, noh, ja nii edasi. Et tegelikult ju kõik need piirangud ja keelud on ikkagi see, noh, nii-öelda sinu jaoks ju tehtud, eks ole. Jaa, infektsioonioht on ka kindlasti, lennukis on ju see kuiv õhk, tegelikult see õhk absoluutselt ringi ei liigu. Just, et sa võid paister, eks ole, rohkem selles mõttes minna, et noh, infektsioonioht nagunii, et ükskõik mis süstidest me räägime, infektsioonioht on alati. Et meie ise viime selle spetsialistidena ju miinimumini, aga need on jällegi need asjad, mida inimene, noh, mida ta nii-öelda kodus ise peab jälgima, et see ongi see, et miks me meike ei luba kohe panna. Seal ongi ju infektsioonioht, eks ole. Nii, mis siis me veel vaatame siit, et on sul endal mingisuguseid mõtteid veel, mida tahaks kindlasti edasi anda? Ma arvan, nendest põhilistest asjadest olemegi nagu ära rääkinud, et noh, see on ka hästi oluline, ongi just see, et ma tahaks just julgustada nagu hästi paljusid, kes kardavad neid nõelu, et ärge nagu kartke, et saabki alustada sellest superpindmisest mesosta. Et sest nii palju, noh, kliendid tulevad, ütlevad, et oi, ma nägin, et mul sõbranna käis, eks ole, et tal oli nii valus ja tal olid nii suured sinikad, ta nägi nii õudne välja mitu päeva, eks ole. Siis ma alati ütlen, et aga mis talle tehti? Talle tehti mesoteraapiat, jaa, aga millist mesoteraapiat, eks ole? Et see ei ole superpindmine, see on juba sügavam, mis eeldab seda, et enne seda sügavat mesoteraapiat me ka tuimestame selle naha. Ja teine asi on see, et siis sa pead ka alati ütlema kliendile, et noh, milline sa välja näed. Et vaata, et kui sa selliseid asju ei ütle, et noh, et sa tuimestad, eks ole, et see tegelikult on ikkagi natukene ebameeldiv, noh, ta ei ole ju täiesti valutu protseduur, siis sa jätad ütlemata ka selle, et milline see klient nii-öelda peale seda protseduuri välja näeb. Loomulikult ta saab šoki, eks ole. Ja et selles suhtes jah, ma just ütlekski, et alati nagu tulla konsultatsioonile ja nagu küsidagi neid variante, et igasuguseid variante on ja kui me alustame nii-öelda selle kõige leebemaga, siis mina usun, et väga paljudel kaob see nõela ja süstla hirm ära ka, et see asi ei ole üldsegi nii hull, kui ta tegelikult tundub. Täitsa nõus, et kõik ju sõltub konsultatsioonist Täpselt. Ja ootustest, Täpselt. et mida keegi soovib. Täpselt. Aga kaua sina tuimestust hoiab peal? 10-15 minutit, mitte rohkem. Okei, sama. Vähem kindlasti ja kuna ma olen ise hästi selline hellik, siis ma pigem ikka lasen alati kauem kui vähem. Et ja sul endal ei ole nõeltehirmu? Ei ole. Selles mõttes, et ütleme selliste protseduuride ees ei ole, aga veeni-verevõtmise ees on. Et kui keegi tuleb veeniverd... Ja ma ei saa vaadata, ma minestan ära. Mis siis, et ma ise süstin inimesi iga päev. Ja seda ma alati ütlen ka oma klientidele, et näete, nii võib olla. Teilt süstin ja ei karda ja mine ise verd andma ja oled siruli maas. Eks ta nii on, kus üles väga sarnane minule. On ja ma tahtsin just küsida, kuidas sinul on? See on kohutav, ma reaalselt isegi kui, vahet ei ole, kui nõel tuleb, ma juba tahaks välja joosta. Ja sellepärast ma nagu oma patsientidele
ma kuidagi nagu väga tahaks hoida neid, just, et ikkagi maksimum tuimestus just. ja ma panen isegi kile ka veel peale, Jaa, et oleks jaa. nagu topelttuimestus Just, on ja ju, siis ja jah, sa Jah. mõistadki selle pärast vaata ja sellepärast sa hoiadki neid rohkem, eks ole, loomulikult. õnneks see protseduur käib iseenesest ju kiiresti, Mhm. et ta ei võta väga kaua aega, see süstimine, noh muidugi oleneb, kuidas kellelgi, et mõni tahab pausi, mõni ei taha pausi. Täpselt, jaa. Et ja mina pean oma patsienti hingama. Mul on vaata see ämmaemanda Jaa. soon tuleb sisse, et Jaa. hingad Sama. just nina kaudu sisse, suu kaudu Jaa, välja, jaa, onju. sama, See sama. aitab. See aitab jaa, sest nad tihti hakkavad täiesti nagu instinktiivselt seda hinge kinni hoidma. Jaa. Et sa jälle tuletad neile meelde hinga, eks Just. ole. Ja mis puudutab jällegi seda biorevitalisatsiooni, siis ma alati ütlen neile ka, et ma ei hakka valetama, see on natukene ebameeldiv, aga ma teen kiiresti. Ja selles mõttes ma ütlen ka seda, et kõik need kliendid on öelnud protseduuri lõpus, et hambaarsti juures on palju hullem. Vot siis sa teed, Kuigi- siis sa teed väga nagu selle haldja käega tõenäoliselt, et Noh, ma ei oska seda öelda, ma ei ole väga tugeva käega, et selles suhtes nagu kindlasti ja ma ütlen, et sellist asja ei ole, et seal ju see valufaktor nii-öelda on 0, eks ole. Aga noh, mõni tunneb rohkem, mõni vähem. täpselt, Või see oleneb ju võib-olla- valulävest samamoodi, jah. on ju. Mõni võib-olla kuulab praegult, mõtleb, mis te räägite, et ma Just. käin iga kuu ja väga okei on. Just, Et, on ju. jah, et ei ole valus absoluutselt. Jaa. Ja mul on siin osad müüdid ka, ma võtsin välja, mis on enam levinumad müüdid protseduuride kohta siis, et rasusele nahale ei ole niisutamine vajalik. See on nii-öelda müüt. Mis sa arvad? Mina arvan, et rasusele nahale on väga hea teha mesoteraapiat, sellepärast, et ta reguleerib just seda rasueritust. Hästi soovitan. Just, jah, täpselt. Nii, siis on siin veel niisutajad võivad ennetada kortsude teket. Nii-öelda nagu mesoteraapia, biorevitalisatsioon. No ma ei usu sellesse nii-öelda ennetavasse efekti nagu niivõrd, aga just see, et kui sul juba on probleem ja see nii-öelda näonahk või siis kaelanahk või dekolteenahk või kätenahk, eks ole, on kuiv, siis me saame sinna viia seda hülaroonhapet nii-öelda juurde, et me saame seal uuesti nii-öelda säilitada selle niiskustasakaalu selles nahas. Jah, just, aga nõus, et nii on, oota, kohe ma vaatan veel, ma vaatan Instagramis ka olevad küsimused, need me siia on tekkinud juurde tegelikult. Kõik ei küsime ikka. Nii, osad juba siin korduvad. Kui võimalus teha ühte, kas biorevitalisatsiooni või IPRF-i või üldse midagi muud. No see jällegi sõltub, et kui sa lähed nagu spetsialisti juurde, et kõik ju jällegi algab konsultatsioonist, et kui ta näeb sinu näonahka, siis ikkagi vastavalt nii-öelda individuaalselt ta ju soovitab seda, mida teha. Just. Et need on need samad küsimused, et noh, vaata, kui keegi helistab, eks ole, ja ütleb, et tere, ma tahaksin tulla protseduurile, et mida te soovitate. Noh, me ei tea ju, et tule näita kõigepealt ennast, räägi oma muredest, vaatame, millises seisukorras su näonahk on ja siis saame otsustada. Jah, sest minule üldiselt meeldib ka reaalselt nahka katsuda. Just, ja näha, eks ole. Jaa, et olen lasknud saata ka pildi, kui on pigmendi teema, Just. või video on ja, aga ikkagi kohale tulles sa näed hoopis võib-olla teist pilti. Loomulikult. Et seda on jah raske nagu öelda, et millist siis nagu teha oleneb tõesti. Võib-olla kui, ütleme, et biorevitalisatsioon, kui on ikkagi nahaniiskusega probleeme, on kuiv, on kortsupilmised seal natuke ka sügavamad, siis miks mitte. IPRF-i osas, kui on ikkagi, ütleme, selline pigmenti, punetust, aknega probleeme, ka IPRF väga teretulnud. Aknaarmid, aknaarmid samamoodi, mõlemad tegelikult, nii biorevitalisatsioon kui IPRF, et Just, ja. Sobivad. Et biorevitalisatsiooniga ka, et just hiljuti käis üks klient, kellele ma tegin nii-öelda 2 etappi siis Volati. Ta olid päris tugevad armid, juba selline nii-öelda vanem klient. Olin sinna alla teinud ka kõik võimalikke asju, tulla juba isegi proovinud täita süstiga neid armikohti. Siis tegin talle Volati siis nii-öelda 2 milli nii-öelda siis 2 süstalt ja ütleme siukse poole aasta pärast uuesti 2 milli peale. Ja sain väga-väga hea efekti. Okay. Ja kusjuures ta ise vahepeal oli veel proovinud kõike seal fotonoorindusel, lasereid, tema puhul selles mõttes ta ütles, et ta ei näinud. Aga, mingit efekti, jah? Jaa, ta ei näinud mingit efekti, need olidki küllalt sellised, eks ole, sügavad, et tõesti saime nagu täitsa, ma ise imestasin, et see efekt oli nagu niivõrd hea.
mina arvan seda, et kuna mulle väga meeldivad iPellid, laserid ka, Jaa, siis ma arvan, et kogu see kombo kokku, ta hakkab just, nagu mingi hetk tööle, vaata, kuna sa jaa, teed iPelli, kollageeni stimulatsioon hakkab hiljem just, ja siis jaa, ongi õige aeg teha seda niisutust peale ja siis jaa, saabki väga hea tulemuse, muidugi, onju. jaa. aga sa muidu neid aknaarme nii-öelda separeerid nõelaga ka alt, et enne Ikka, kui sa jaa, süstid, onju. ikka, ja ma olen ise ka ju töötanud fotonoorendusega, no ma olen 10 aastat seda teinud, et see oli ka üks mu Äge. lemmikprotseduur Jaa. et see on hea asi, eriti pigmendiravis minu arust number 1. jah, aga siin ma olen ise nüüd ka natuke onju tean neid asju, et et iPelliga ma igat pigmenti ei tee, sellepärast et mulle meeldib voodilamp, mida ma nüüd pole tõesti praegu kasutanud, aga voodilambiga, see on nüüd jälle teine teema, vaata, onju. just. Aga voodilambiga saab imeliselt üle vaadata pigmendi, kui pinnapealselt on või mis, ja siis otsustan, kas lähen iPelliga peale või mitte. Just. Aga biorevitasitsiooniga saab ka ju iPelli väga, või mitte iPelli, seda nii-öelda pigmenti Täpselt. paremaks saada. Saab ja selle nahatooni saab palju ühtlasemaks ja saab väga palju ühtlasemaks ka lihtsalt superpindmise mesoga. Et reaalselt nagu läheb see näonahk palju ilusamaks. Ja. Ja redermalisatsiooniga on sama, sest seal on see merevaikhappe ja ta ongi mõeldud nii-öelda just sellele pigmendile ja punetusele. Jaa. Nii, oota, ma vaatan nüüd siin on veel küsimus, et sellele me tegelikult juba vastasime, et kas rasedatele, imetavatele emadele sobib? Ei sobi. Ei sobi, jah. Nii, ja et miks peale niisutavaid süste protseduuri on ikkagi silma ümber mikrokortsud? Niisutan 24/7. Tõenäoliselt siis see niisutav kreem. Selles mõttes, et seal on ju ka miimika, et silmalihased ju me kasutame niivõrd mitu korda nii-öelda päevas, et ega me päris nii-öelda seda silmaümbrust ja silmaalust ikkagi päris selliseks 100% kurtsuvabaks ju ei saagi. Mul on selline tunne kohati, et sotsiaalmeedias on need filtrid, onju. Ja siis ma panen ka filtri peale, ma olen väga ilus, kortsuvaba. Mitte ühtegi kortsu mitte kuskil praegu just, on nii kui naeratad, onju, botuliin on tehtud küll, aga vaata silma alla. Loomulikult. Et tuleb, et see on täiesti normaalne, et teatud vanuses meil on mingid kortsud ja kas need peavad olema täiesti kadunud. Just. Mina ütlen pigem ei. Kas sul on väga ilus silmaalune? Ma tänan. Võt ongi, kes vaatab kaela, kui sa ütled, sul on kaelaga probleeme, mina vaatan silmaalused kohe, nagu, mis sa teed? Mis ma teen? Ma võin sulle öelda, ma tegin, ma arvan, 2 nädalat tagasi endal superpindmise meso. Ja ma arvan jah, et see oli 2 nädalat tagasi. Ja see oli tõesti nii, et mul tegelikult on probleem, mu silmaalused on tumedad. Ja tegin siis selle superpindmise meso ja ma tõesti reaalselt nägin kohe, et see silmaalune läks mul paremaks. Sest vaata, see ongi nagu see, et ta revitaliseerib seda näonahka, ta parandab seda mikrotsirkulatsiooni, et loomulikult ma ei saa nii-öelda, ma ei tee ju sinna mingit täidet, et ma nii-öelda ei tõsta seda, et ei lisa sinna mingit volüümi, eks ole, on ju, et selles suhtes selge see, aga vereringet ta ju parandab, eks ole, need nii-öelda protsessid ta paneb nagu tööle. Et eks mul on ka selle silmaalusega, samamoodi on ju probleem, et kui tihti sa teed siis? Mesot? Tead, ma ütlen sulle ausalt, täiesti nii, kui ma vaatan peeglisse ja ma mõtlen appi, ma näen lihtsalt nii väsinud välja. Vot siis ma teen. Aga üldiselt pigem nagu harvem kui nii-öelda rohkem. Kusjuures seda mina ka tihtipeale oma patsientidele ütlen, et kui nad küsivad, et millal siis uuesti tulla, näiteks kui sa 3 korda ära teinud või isegi rohkem, 5 korda selle kuuri, et siis täpselt samamoodi, et kui sa tunned, et nahk on väsinud, tule teeme ära. Et siis ta on jälle sellise boosti saab ja värskust, et on pikalt jälle nagu selline kena. Ja siis ongi see sama, kui tihti peab tegema niisutavaid süste, et tulemus oleks siis kena. See ongi vastavalt nagu sellele raviplaanile samamoodi, eks ole, et mida sa tegid, et kas sa tegid seda mesoteraapiat, pindmist, sügavat, kas sa tegid biorevitalisatsiooni, mis sind häirib, võib-olla vahepeal teed natukene mingit botuliini, eks ole, silma juurde. Et ja mis on veel, ma just silmade osas mõtlesin, näiteks kui on ülalaugude lõikus või alalaugude lõikus, et ka tegelikult ju soovitatakse teha, et see taastumine oleks kiirem, on ju. Täpselt. Ja siis peale operatsioone, kui on juba kõik kenasti taastunud ka jälle. Samamoodi, loomulikult. Just, jah. Aga ega siin tegelikult ma arvan, et me oleme suhteliselt kõik juba läbi rääkinud, et mis vähegi
puudutab nahka niisutavaid protseduure aga mul on alati selline lõpuküsimus ka, Jah. et ütle oma 3, kui on neid 3 sellised protseduurid, mida sa kindlasti iga-aastaselt endale teed. Kindlasti. Jah. Mesoteraapia kindlasti. Mhm. Biorevitalisatsioon kaelale kindlasti. Ja botuliintoksiin kurjusesse ja kanavarvastele kindlasti. Aga otsmikule? Pole vajadust Ei ole nagu vajadust, et minul tekib just, ütleme, kui ma autoga sõidan, eks ole, et see kulm on, eks ole, kipras ja asi lõpebki sellega, et mul on siis kulmu vahel nii-öelda 2 sellist tugevat joont. Et praegu sa vaatad, eks ole, taga sul ei ole ju seal kortsu, aga sellepärast ei olegi, et ma nii-öelda ennetan seda ja teen, eks ole. No väga sile on seal tõesti. Ja just. Täidet ka ei ole? Ei ole. Okay. Ei. Ma olen alustanud, ma arvan, juba aastaid tagasi selle botuliiniga sinna ja alati vaatan ka nii-öelda sessoonselt, et millal ma teen, et eks ole, botoksid kurjusesse on täpselt, ütleme seal mai lõpp, kui see aktiivne päike meil hakkab tulema ja mina teen 2 korda aastas endale. Ja siis teine, kui ma lähen Aasiasse talvel, eks ole, et siis seal ütleme kas detsembris, või jaanuaris, eks ole, sellest täiesti piisab. Jah, sama graafik. Sama graafik, mõned. Suveks kutsu, talvel sama, täpselt sama ja. On ju. Igal juhul suured tänud, et sa tulid ja vastasid väga paljudele küsimustele ja igal juhul siis kõike head. Aitäh sulle, Aage, et sa kutsusid. Aitäh.